See on küllaltki omapärane situatsioon, mis tekib ja see võitlus, vot see on ju jällegi huvitav, see on natukene nüüd kõrvalpõige, aga vot kõik need süsteemid, nad nagu kutsuvad esile või avavad või võimaldavad esile tõusta inimeste kõige mustematel joontel, kõige ebameeldivamatel, kõigel niisugusel vastikul ja nii edasi. Ja kui vaadata, mis siis nüüd puhkeb, siis need, kellel ei jätku ju erialaseid argumente, aga kellel on tohutud ambitsioonid, ju kasutavad ära vot selles võitluses kõiki neid argumente, mis on nendele see süsteem kätte andnud. Aga mis siin siis enam vaielda on? Siis muidugi enamus kohe jooksevad kiitma takka ja see normaalne vähemus on ju ette määratud lüüa saamiseks. Aga me teame, et selles ebanormaalses ühiskonnas hirm, mis oli vallanud ju kõiki tolle aja tegelasi, väljendus väga sageli just nimelt nii, et kes siis oli veel kord märgistatud, sai neid hoope igast suunast. Aga ikkagi tuleb sisse mingisugune niisugune inimlik kriteerium. Ka kõige mustematel aegadel, kõige keerulisematel aegadel on ikkagi võimalik säilitada mingisugune inimlikkus.